Tervist! Kogusime noortega 4-5 rohkem lehekülge toorlaenusid inglise keelest, sõnu, mida praegused noored, kes ei ole hukas, kasutavad iga päev oma täiesti tavalises vestluses, tekstides, kirjades. Need sõnad on nii seestunud eesti keelde, et ei pane ka vanem põlvkond sageli tähele, et tema laps on picky eater ja muud taolist. Erakordselt andekad on noored inimesed neid toorlaenusid otse inglise keelest võetud sõnu käänama ja pöörama eesti keeles. Tüdruk läheb jooksuri juurde ja palub endale leiereid ehk siis järguliseks, kihiliseks lõigatud jonksi. Kirjutasin teksti positiivne programm nagu tõrksa taltsutamine. See tähendab siis kujundlikult nende tõrksate eesti keelde imbuvate sõnade ja väljendite taltsutamist, kodustamist. Aga meelde tuletab see meile loomulikult ka Shakespeare'i. Tõrksa taltsutamine on tema komöödia Keegi ei sure ära. Ja on täpselt sama pealkirjaga film Tõrksa taltsutamine peaosades Adriano Celentano ja eestlanna Ornella Muti. Nii et täna on kõik hästi, väga elus ja ilus. Me paneme koos seekord kirjavahemärgid kokku lahkusid mitte, sest see ajaks teksti veel kirjumaks kui toorlaenud, mis on pikitud picky-eateritele siia teksti loomesse. Sina seekord põhjendad tekstis leiduva 7 liitsõna puhul, miks need on kokku kirjutatud. Leiad üles, põhjendad ja kolmandaks koostad oma teksti positiivne programm, mis koosneb võimalikult ainult toorlaenudest. See peaks olema sulle lihtne, sa kirjutad nii, nagu räägid ja räägid nii, nagu su sõbrad, kaaslased. See on üks tore töö sulle. Mul oli ka ja tulemus on siin. Uute laensõnade kasutamine tekstis. Pealkirja lõpus punkti ei ole, küll aga on siin kohe üks liitsõna ja selle ma sulle räägin ära. Sa kirjutad selle laensõna kokku sellepärast, et see on sõnaliik. See on termin ja kui sa jätaksid laen sõna lahku, tekiks pigem tähendus ma laen nagu akut oma sõna. Eesti keel. Järgmised liitsõnad põhjendad sina. Globaalne disaster toimib kui puhastustuli, ega ometi liitsõna. Ilma komata kui ta on võrdlus.
tõde tõuseb, vale vajub. Veel varasemas kõnepruugis on see väljend vaob. Ütleme vajub. Maskid langevad, uued majad ja ühiskonnakord kerkivad. Inimkond tuleb creepy, scary ja shame seisust välja värskes vaibis. Monster oma gruupidega skoorib viimse feimi, crap failib koos luuseriga ning copywriterid tõstavad selle content'i ära olnud õppetundide folderisse. Saigi sissejuhatus meie tekstile. Teemaarendus, storytellerid ja stand-up satiirikud chativad veel kaua, kuidas fake uudiste copy-paste kosest end läbi skännisime ja tegelikkuseni zoomisime. Lahendame praeguse failimiste listi nagu tõrksa taltsutamise. Positiivne programm lingib nii pandeemia, energiakriisi kui 3. maailmasõja. Energiakriis on ka kahetähenduslik, ta on ju sul nii elektri mõttes kui inimeste väe poweri mõttes kriis. Ja mis siis? Me saame sellega hakkama. Nii kui ka ilma komata, mittepanemisega saame veel eriti hästi hakkama. 3. maailmasõja häpide lahendite skriptiks lõpeb ühe P-ga. Hirm, et meid koos planeediga killitakse, tuleb aeg taas lahedas gruuvis duudidega pleissides hängida, trendikas outfit üll. Inimesed, rahvad ja riigid saavad triiditud. Ja uus touch haibitud. Hiilitud saavad ka. Hiilerid on töös ja hoos. Pandeemiast boostib meid välja kevad ning loodus ise pikib oma poweri ja õigesti stikitud valikutega meid piirangutest välja. Pikib, see on siin tähenduses nopib, eks ole? Aga kui on pikitud liha, mille sisse on pandud küüslauk, siis ta jälle topib, mitte nopib. Näie, miks kasutatakse sõna pikib, lihtsam on. On aeg uus majandus zen põhimõttel käima tõmmata, kogemused minevikuks scrollida ning edasised viirused skippida ja kogu see stuff minema vaipida. Energiakriisist toob meid välja tuule, vee ja päikese power.
uus touch. Kas ma komasid ütlesin või? Ei öelnud ju. Aga miks ei öelnud, et ma ei öelnud? Energiakriisist toob meid välja tuule, vee ja päikese power. Uus touch näeb pointi arutu tarbimise lõpetamises. Fancy on crappy kokku shoppamise asemel olla bliss ja chill. Mõistliku majandamise juures haibib meid sõda, mille eest pagejatega õpime oma staffi share'ima. Ei piisa isikliku touchita sniikimisest. Globaalne kohus jagab killerite miljardid lõhutu taastamiseks. Destroyerid jäävad kõigest ilma, sest see on fair play game. Enam ei ignota fakti, et planeedist pole mitte ühegi skämmiga midagi välja pigistada. Sõjaaegsed häkkerid tõestavad, et inimkond on siiski smart uusi lahendusi leidma ja multitaskingu linkima crazy kaose ära svaipimiseks. Skämmerite saavutused piirduvad inimeste tühjaks väänamisega. Kui oled näinud California värsket filmi Vaba raha, siis Ivo Linna mängib sulle ühte niisugust aastates inimest, kelle käest fraudinandid skämmivad välja kogu tema konto sisu. Aga planeet Gaia ei ole nii loll, et ta annaks oma PIN ja book-koodid. Ta laseb ennast lüpsta teatud piirini. Ehkki üksteise võidu erinevad diktaatorid käituvad planeediga nagu skämmerid, fraudinandid, kes ise ei saagi aru, mida nad teevad. Nad on päris vanad. Lõppsõna on meie tekstil järgmine. Oleme crashiva Matrixi followerid. Täna veel lost inimkonna memosse jääb praegune screenshot. Ugri, inuiti ja slaavi traibid tõusevad vastses vaibis. Peagi kogeme full blissi, kus skoorib rahu rahvaste vahel. Keeled ja meeled. Teate, mis ma teen? Vahetan selle sõna ka ära. Siis, kui kirjutasime koos Juuru noortega selle teksti, said meeled, ma kirjutan siia lingva ja mindset. Aeg on edasi läinud. Mindset. Avarduvad ja arenevad ning armastus teeb imesid. See on eestikeelne. Make love, not war. See ei ole eestikeelne. Jõudu sulle eesti keele ülesande täitmiseks ja naudi, mängi, vallatle täiega, kirjutades oma teksti, mis sisaldab põhiliselt
võimalikult palju neid samu toorlaenusid. Meie keel on läbi tulnud vene, saksa, soome, rootsi, kõigi teiste keelte mõjutustest. Me oleme igalt poolt noppinud, tänuga tagasi andnud, omastanud ja omandanud. Eesti keel on suure tõenäolisusega just sellepärast alles jäänud, et ta areneb, kasvab, proovib endale võõraid riideid ja kingi, mis ei sobi, selle annab tänuga tagasi. Mis on käänatav, pööratav, selle võtame. Aitäh!